Pühapäeval kuulsime evangeeliumis, kuidas Jeesus täis püha vaimu väge, astus sünagoogi ja luges ette prohvet Jesaja sõnad. Issanda vaim on minu peal, sest tema on mind võinud kuulutama rõõmusõnumit vaestele. Need sõnad on julge kuulutus sellest, et Jumala armastus on kohal, valgustades pimedust ja andes lootust. Kuid see kutse puudutab ka meid olla Kristuse käed ja jalad maailmas, mis sageli tunneb end eksinud ja üksikuna. Kord keskaja pimedatel aegadel, mil paljud inimesed kannatasid vaesuse ja lootusetuse käes, otsustas üks püha Vincentius Paulus alustada lihtsat, vaid võimast missiooni. Ta õpetas oma järgijad, et iga vaene inimene on kannatav Kristus ja kutsus neid üles tegutsema armastuses, mitte ainult sõnadega. Üks tema järgijatest, õde Louise, leidis kord tänavalt nälginud lapse, kelle ta tõi kloostrisse. See tegu polnud mitte ainult elu päästmine, vaid märk sellest, kuidas Jumala armastus saab nähtavaks läbi meie väikeste, kuid siiraste tegude. Kas see pole sarnane Jeesuse kuulutusega? Ta ei piirdunud sõnadega, vaid pakkus tervenemist ja lootust. Täna, kui me seisame silmitsi kasvavate lõhedega ühiskonnas, vaesuse, üksinduse, vaimse kannatustega, kõlab Jeesuse kutse veelgi selgemalt. Minge ja tehke kõik rahvad minu jüngriteks. Jumala sõna ei saa jääda ainult lehekülgedele. See peab saama elavaks meie tegudes. Nagu paavst Franciscus on öelnud, iga kristlane on kutsutud olema lootuse vilja. Aga mida see tähendab meie igapäevaelus? Võib-olla on see hetk, mil kuulame sõpra, kes vajab tuge, või märkame tööl kedagi, kelle elu raskused on jäänud varju. Väikesed teod armastuses võivad muuta elusid, nii teisi kui ka meie omi. Küsimus, mille täna endale esitame, on see, kas me julgeme lubada Jumala vaimul suunata meid armastuses tegutsema. Kristus on meie eeskuju ja inspiratsioon. Tema sõnum ei ole mingi prohvetlik kuulutus, mis möödub, vaid kutse siin ja praegu.